Kas sa oled kunagi mõelnud, kuidas sinu moevalikud mõjutavad keskkonda ja ühiskonda? Samm korraga saatesarjas tutvustame sulle jätkusuutlikke moetarbimisvõimalusi ning toome lähemale moevaldkonna inimesed, kes tegutsevad südamega jätkusuutliku ja aeglase moe edendamise nimel. Mul on hea meel tervitada meile erilise lahendusena silma jäänud lasterõivaste rendile andmise ja rendile võtmise platvormi The River Company loojat. Tere, Ines! Tere! Aga räägi meile täpsemalt, millega tegeleb The River Company, mis on teie missioon ja võib-olla lugu, kuidas te selle lõite? Kõigepealt aitäh sulle, et sa mind saatesse kutsud ja annad mulle üldse võimaluse rääkida seda väga tähtsat lugu. The River Company missioon on tegelikult lastevanemate seas muuta rendile andmine ja võtmine meelistegevuseks. Täna, olgem ausad, see on üsna keeruline ja mõni ema isegi ei ole kuulnud, et see tegelikult võimalik oleks. Aga on. Ja meie võtsime siis oma südameasjaks, mina ja Kristiina Koort oleme mõlemad The River Company asutanud. 2020. aastal me tegelikult alustasime turu-uuringuga, küsitlesime üle 1000 Eesti lapsevanema, uurides neilt, mida nad mõtlevad ja arvavad üldsegi lasteriiete rendile võtmisest ja andmisest. Ja saime sealt siis sellise pushi nii-öelda taha, mis andis meile julgustuse, et võiks selle projektiga edasi minna. Ja The River Company eesmärk on siis tegelikult muuta lasteriiete rendile andmine ja võtmine nii lihtsaks kui vähegi võimalik. Et inimene ei peaks oma aega ja pead vaevama selle peale. Ja samas seejuures aidata siis tegelikult säästa. Säästa nii raha, oma kapiruumi kui keskkonda, muutes selle neile niivõrd nauditavaks kui vähegi võimalik. Vanematel on just see aja faktor kõige olulisem, sellepärast, et kui neil on lapsed, siis on hästi keeruline nende kõrvalt tegeleda asjade pildistamisega ja nende üleslaadimisega erinevatele platvormidele. Ja täpselt. Ja tegelikult, kui me natukene sügavuti vaatame ja mõtleme, siis ka mina ju sünnitasin oma esimese tütre ja mul tekkis alles siis see tõeline äratundmine, miks sellist teenust vaja on. Sest lapsed kasvavad tohutu kiirusega riietest välja, faktidest rääkides siis 2 esimese aasta jooksul 8 erinevast suurusnumbrist, see on meeletu. Ja kui sa seda tegelikult omal nahal tunnetad, siis see tundub loogiline. Miks ma pean ostma, kui ma tegelikult saaksin rentimisega hakkama? Ta kannab mul seda 2-3 kuud ja siis ma vahetan ära. Ja samal ajal ka säästad enda garderoobiruumi, sest mis sa nendega pärast seda teed. Ja säästad aega, sest sa ei pea tegelikult lõpuks mõtlema selle peale, et mida ma siis teen nende asjadega, eks ju? Ja. Aga rääkides teie platvormist, mis on teie eelised võrreldes näiteks nüüd Facebook Marketplace'iga või Jagaga, et mis on ka hästi võib-olla tunduvad populaarsed, aga samas võib-olla saab veel paremini? Just tegelikult, kui me nüüd kõrvutame renditeenust ostmisega, siis asi on üsna lihtne. Kui sa ostad kaupu, siis asjad jäävad sulle kätte. Kui sa rendid, siis see mure tegelikult on meie kanda. Ja see on tegelikult ka üks selline olulisi benefite, mida siis rentimine võimaldab. Sa säästad sellega oluliselt aega ja seda nii rendile andja kui rendile võtja vaatevinklist. Kui rendile võtja ei pea hiljem mõtlema, mida asjadega teha, siis tegelikult rendile andja puhul me opereerime kogu selle protsessi neile ära, eks ju. Et kui sul on kodus asju, mis kogunevad, kuhjuvad, neid ei ole kusagile panna ja sul ei ole ka aega mõelda, mis nendega teha, siis tegelikult meie tuleme appi, sest et me võtame need asjad, me opereerime kogu protsessi nende eest ja lõpuks me jagame tulu. Aga kui oletame, ma olen nüüd lapsevanem, mul seisavad kapis mingid riided, sest minu laps on ju nendest välja kasvanud, aga mul ei ole olnud seda hetke, et need kõik kusagile ülesse panna või kusagile viia ja ma tegelikult ei teagi, kuhu need võib-olla viia. Et kuidas täpselt see laenule andmise protsess käib siis teie puhul? Protsess on väga lihtne. Tänasel hetkel lähed kodulehele, täidad ära saatelehe, mis on lühikene, 1 minut nõuab täitmist. Saateleht tuleb meile, meie saadame kulleri järgi kõikidele asjadele ja põhimõtteliselt rendile andja töö seal lõpeb. Ja me tegelikult ütleme ka oma kasutajatele, et ärge isegi nähke vaeva sorteerimisega, sest see on tegelikult meie roll, kus me saame sind ka aidata.
et me sorteerime need asjad ise ära. Nad jõuavad meile lattu, me sorteerime, paneme siis ühte virna asjad, mis on väga heas seisukorras ja need lähevad kohe kiiret pildistamisesse ja teised, mis vajavad veel hooldamist selleks, et aru saada, mis seisukorras nad siis tegelikult on, need me tõstame esialgu kõrvale ja hakkame siis teisejärguliselt analüüsima. Pildistame tooted ülesse, lansseerime kollektsiooni ära, saadame rendileandjale info välja, tema nii-öelda ka siis sellise failiga, kus ta näeb kõiki tooteid ja staatuseid ja lõpuks jagame tulu lapsevanemaga 50-50. Ja tegelikult me oleme alustanud koostööd ka brändidega, Breden ja Zafal Kids, me räägime juba mitmete teistega, seejuures ka erinevate jaekauplejatega, suurtega, kellel on väga tungiv huvi meiega koostöösse tulla, ainult nendega me veel arendame seda nii-öelda ärimudelit ja tehnoloogilist lahendust, et neile seda tööd veel lihtsamaks teha, aga põhimõtteliselt jah, meie see ambitsioon on minna ka kaugemale. Ja kui palju teil praegusel momendil kasutajaid on? Kasutajaid tänaseks hetkeks meil on 55 rendileandjat. Enamasti on lapsevanemad, meil on üle 3500 riideesemel sisse tulnud lattu ja me tegelikult 15 testkasutajat, siis rentijat. Ja nüüd me ju olemegi jõudnud oma nii-öelda tootevalikuga sellisesse etappi, kus me hakkame siis esimest korda tasulist turundust tegema. Me oleme siiamaani ainult orgaaniliselt kasvanud ja me peame kasutajaid väga oluliseks, et tänasel hetkel on meie jaoks väga olulisel kohal nii-öelda meie kogukonna kasvatamine ja selleks me kasutame sellist toredat lahendust nagu koos. Nendega koos me anname kõikidele kasutajatele siis virtuaalseid osakuid, et nad aitaksid meil kasvada, sest ilma kasutajateta meid ei oleks, et see on väga-väga nagu tähtis. Kui me räägime siin juba kasutajatest, siis võtame ette ka kasutajate hirmud ja võib-olla lapsevanemate põhiline küsimus tekib kohe, et mis siis juhtub, kui riideesemele satub mingi plekk, sest lapsed ju olla lõpmata mäkerdavad ja neil juhtuvad igasugused õnnetused. Et kuidas teil see plekipoliitika on? See on väga tähtis küsimus ja tegelikult ma olen ise üritanud ka väga palju kõnetada seda teemat, sest et olgem ausad, täna üks suurimaid hirme ikkagi inimestel on riiete ärarikkumise hirm ja ma arvan, see pidurdab. Aga me oleme ümber lükkamas seda, sest et me tahame näidata, kui kerge tegelikult on võib-olla asjade rentimine ja tegelikult ei ole vaja hirmu tunda. Me oleme välja mõelnud riidekindlustuse selleks, et aidata hirme vähendada, mis garanteerib, et kui sa ise ei saa kodustes tingimustes plekki välja, siis tegelikult me tõttame appi. Ja statistikast jälle rääkides, siis 90% kõikidest plekkidest on võimalik välja saada. Kui sa seda kodus ei saa teha, siis meie saame või meie professionaalsed abilised saavad seda teha. Et tegelikult kõik on võimalik ja tuleb lihtsalt näidata, et see on võimalik ja siis inimene hakkab kaasa mõtlema, et aga jaa, et why not, ma proovin siis ära. Ja siis see protsent on väga kõrge, et nagu mul tundub, et kõik lapsevanemad rõõmustavad kodus, kui nad kuulevad sellest. Me tegelikult anname kaasa kõikide pakikestega sellise väikese hooldusjuhendi, mitte, et neid hirmutada, aga pigem, et aidata. Ja see tuleb mängu hetkest, kus sa tegelikult nii või teisiti pesed oma asju ja sul tuleb plekk peale, aga mida sa siis võiksid teha selleks, et võib-olla natukene kaasa aidata, eks ju? Et see plekk ei läheks liiga sügavale sisse. Aga kui nüüd rendilevõtja ei saa plekki välja, siis hiljem me kasutame oma vahendeid, millega siis lisaks toetada. Ja mis täpsemalt on teie siis need võluvahendid, mida te kasutate riiete puhastamiseks ja hooldamiseks? Ega me praegusel hetkel on meil koostöö käimas Mulieresega. Eesti tegelikult üks esimesi loodussõbralikke hooldusvahendeid, mis on ka sertifitseeritud Ecocerti poolt ja imeline. Et tegu on tegelikult, lapse nahk on nii õrn, tundlik, et me juba seetõttu tahame kasutada hästi looduslikke vahendeid. Meil on mõned rendilevõtjad on ka ekstra kirjutanud, et ma sain oma paki kätte. Kõik asjad lõhnasid nii hästi. Mul ei ole vaja neid pesumassinasse panna. Tead, ma tunnistan, ma praegu testin Inglismaal erinevaid teenuseid, renditeenuseid. Ja see esimene pakk, mis mina kätte sain, pooled asjad lõhnasid kopitanud kapi järgi ja pooled olid siis tulnud otse poest, sellised puhastamata, tunned
pestitsiidide, kemikaalide Jaa. lõhna, igal juhul mõlemad pessu. Aga mis meid nagu väga eriliseks teeb, on see, et me tegelikult saame sellest aru, et inimene tahab kätte saada ilusaid, puhtaid, häid asju, mida tegelikult, miks ma pean need uuesti pesumasinasse panema. Et tegelikult ma tahaks need kohe lapsele selga panna ja säästa keskkonna, eks ju. Et seetõttu me oleme täna võtnud hästi südameasjaks, et me puhastame kõik asjad enne väljaminekut värskelt Mulierese toodetega ära, et emal oleks rõõm neid sealt meie ilusast pakendist välja võtta. Sa enne mainisid, et teie üks eesmärkidest siis läbi riiete rentimise ja laenule andmise on ka see, et nende riiete elutsükkel oleks võimalikult pikk ja anda neile uus võimalus. Et kirjelda mulle ühe riideeseme elutsüklit, et kus see algab, kus see lõpeb ja kus teie ettevõtmine tuleb mängu, et millises faasis? Ja no mina olen moetööstuses olnud ikka väga-väga kaua tänaseks hetkeks, et riiete tootmine obviously hakkab materjalide hankimisest peale ja materjalide ka täpselt samamoodi kasvatatakse. Tuleb mängu disain, toode saab valmis ja toode müüakse siis üldiselt kellelegi maha, eks ju. Täna tuleb lõpuks mängu ka järelturg ja väga tungivalt peale, kus inimesed hakkavad jõudma teadlikkuseni ja arusaamiseni, et enam ei ole vaja kõike osta uuena, vaid et tegelikult väga ilusad asjad on ka järelturul müügis. Ja nüüd siis tuleb lõpuks mängu ka rentimine, eks ju, täpselt samal ajal, kus siis tegelikult järelturu müük ja rentimine hakkavad konkureerima. Ja meie tuleme siis oma teenusega mängu sellel samal ajahetkel, kui lastevanematel on vaja asjadest lahti saada ühtpidi või siis teistel lastevanematel, kes juba on teadlikumad ja kes juba teavad, et ei ole kõike vaja kokku osta, siis tegelikult on valmis testima uut lähenemist, uut teenust, milleks on lasteriiete rentimine. Ja suur aitäh kõikidele meile tänastele kasutajatele, kes juba on andnud käe, et seda teha meiega koos. Ja seejärel, kui need asjad siis meilt renti lähevad, lõpuks jõuavad need ju ringiga meile tagasi. Ja mis saab siis edasi? Edasi juhtub see, et prügimäel nad ei lõpeta, kuna meie jaoks on jällegi väga tähtis strateegia pakkuda nullkulupõhilist lähenemist oma siis kasutajatele ja lubada neile, et meie kaudu mitte ükski ese ei lõpeta prügimäel. Ja täna Eestis me oleme siis alustanud koostööd erinevate partneritega, me ehitame oma võrgustiku, mida teha nende asjadega, mis enam renti ei kõlba. Inglismaal on asi palju lihtsam, seal on olemas juba organisatsioonid, kes tegelikult võtavad selle mure enda kanda ja aitavad sind ja tegelikult garanteerivad, et need asjad, need jäätmed, mida sa neile siis lõpuks nende kätte toimetad, ei lõpeta prügimäel, vaid nendele leitakse uus elu, nendele materjalidele. Aga Eestis me peame seda kõike ise tegema ja täna meil on mitu erinevat siis sellist ideed. Me ei ole jõudnud veel teostamise etappi. Me oleme tegelikult ikkagi kogumise faasis täna ja analüüsi faasis. Meil on asjad, mis siis tegelikult on plekilised, ütleme siis sellised plekilised, mida me tunneme, et kohe nagu renti ei saa panna, aga nad on kvaliteetsed. Siis me kaalume sellist lahendust nagu toodete ülevärvimine Ökoteki standardiga näiteks. Ja kui tegu on ikka kalli kvaliteetse asjaga, siis miks mitte seda edasi rentida, kui me saaksime selle lahendada, selle väikse pleki probleemi lahendada näiteks ülevärvimisega. Ja suures koguses seda tehes saab soodsamalt, eks. See on üks idee. Kui asi on jõudnud sellisesse seisukorda, kus ta on katkine, aga teda saaks parandada, siis me parandame. Seal jällegi tuleb mängu kas tegu on kvaliteetse asjaga või odava kiirmoebrändiga, sest et kui asja parandada on väga kallis, siis see ei ole mõistlik, eks ju. Siis edasi, kui need asjad, mis ei sobi enam parandamisesse, tuleb mõelda edasi, kus me siis need ümber töötleme. Kui me ei saa seda ära parandada, siis me peame selle ümber töötlema. Ja nüüd tulevad siis mängu meie põhilised partnerid, kelleks täna on, ütleme nii, soovi avaldanud meie siis jäätmeteni ümber töötlemises osaleda, on Low Impact ehk siis uue nimega Kiud, kes siis Low Impact Kiud toodab siis tekstiilijäätmetest pakendeid, mida me ise ka, need hallid ilusad, mida me ise kasutame oma toodete transportimiseks siis klientide vahel.
Lisaks me kasutame veel pakupakendeid samamoodi, et kogu aeg kõik pakendid käiksid edasi-tagasi ja et sealt ei tekiks kasutajale jäätmeid juurde, eks. Aga Luubi Back tegelikult astub mängu ka sellel momendil, kui meil on vaja ports tekstiilitooteid ümber töödelda. Ja teise partnerina ma tooksin välja Greenfülli. Greenfyll siis tegelikult arendab tehast, mis toodab ehituspaneele ja põhimõtteliselt kõik need tekstiilitooted, mida ei ole muud moodi võimalik ümber töödelda, võiksid siis tegelikult jõuda Greenfylli tehasesse. Kahjuks Eestis paremaid lahendusi praegu ei olegi välja tuua. Jaa, ma olen nõus, et siin on väga palju väljakutseid ja kitsaskohti, millest me peame siin lähiajal või lähiaastatel hakkama kiiremas korras ka nendega tegelema. Upcycling on ka teema, mida me kõnetame ja räägime erinevate brändidega, uurime, et kes võiks huvitatud olla jäätmetest või tekstiilitoodete ülejääkidest, et teha nendest midagi uut ja miks mitte ka ise hakata tootma mingisuguseid pisikesi siis mänguasju, mida anda kasutajatele kingituseks või teha põllekesi, mitte et neid ära hirmutada, aga pane põll ette. Aga lihtsalt, et ära kasutada neid jääke. Et tegelikult see on kõik sellises sorteerimise, kogumise ja analüüsimise käigus olev protsess, et meil väga palju ei ole veel, mida ära anda. Nüüd Euroopa Liit on võtnud ette ja kavatsevad tulla sellise regulatsiooniga välja, et alates 2025. aastast me peaksime hakkama siis riideid sorteerima. Kes sellega lõpuks tegelema peab? Ja ma tegelikult olen sellel teemal rääkinud. Meie platvormi tegelikult nõustavad kaks olulist mentorit. Üks on Reeta Uus ja teine on Kerli Kant-Fass ja mõlemad on ringmajanduse spetsialistid ja me oleme tegelikult kogu seda teemat nendega väga palju põrgatanud. Ja hetkel ongi siis olukord selline, et järgmiseks plaanime asjapulgad kokku ajada, kõik huvipooled, firmad, kes tegelikult on huvitatud jäätmetest, firmad, kes soovivad pakkuda jäätmeid ja siis lõpuks tegelikult Eesti riik, valitsus, kes võiks kaasa aidata esimese tekstiilitöötlemise tehase loomise juures. Et see on tegelikult asi, mis meil puudu on ja kuhu poole me liikuma peame. Kas mujalt maailmast on meil selle sorteerimise osas või ümbertöötlemise osas mõnda head näidet, kellelt Eesti võiks midagi õppida või järgi teha? Me tegelikult testime Inglismaal sellist teenust nagu First Mile. First Mile juba pakub täna täislahendust. Kui sa tekstiilijäätmed neile annad, siis nemad garanteerivad, et midagi ei lõpeta prügimäel ja nad annavad sulle siis vastu ka nii-öelda sertifitseeritud paberi, mida nad nende asjadega teevad ja võtavad selle mure meie käest ära. Et tegelikult see on tore lahendus. Et ma arvan, et me peaksime ise ka jõudma lõpuks sinna välja. Nüüd, kui me võtame korraks tarbija perspektiivi, et kas on mõni asi, millele me võiksime kodudes mõelda, et mida meie saame ära teha, et olla nii-öelda kuidagigi abiks sellel teekonnal, et tekstiilijäätmeid tekiks vähem, nad leiaksid endale sobiva ümbertöötlemiskoha või rentimiskoha, kus need saaksid uue elu, et millele nad võiksid mõelda? No kõigepealt nad peaksid võib-olla aru saama sellest suurest probleemist, et juba Euroopas on ainuüksi 12,6 miljonit tonni, sest et kui tegelikult me muudame selle igasuguse prügi äraviskamise, aga prügist lahti saamise inimese jaoks nii keeruliseks, et ta ei jaksa selle peale mõelda, kuna kodus on muud probleemid, mis on tema jaoks nagu olulisemad lahendamise koha pealt, et siis tegelikult see ei lähe tööle. Meil on vaja kogu see sorteerimine, prügi ümbertöötlemise protsess muuda inimese jaoks nii lihtsaks kui vähegi võimalik. Siis meil on võimalik see probleem ära lahendada. Kuni inimene peab vaeva nägema ja selle peale liiga palju mõtlema, siis see asi ei parane. Ja tegelikult siin ongi vaja inimesi hakata vaikselt informeerima täna. Muidugi nende abi on esialgu vaja, aga samamoodi peavad ettevõtted mõtlema, kuidas me saaksime seda inimestele lihtsamaks teha ja mismoodi me saame neid aidata. Täpselt nagu meie mõtleme, et kuidas me saame
kuidas me saame selle probleemi nende jaoks ära lahendada, et ühtpidi me võtame need asjad neilt käest ära, et nad ei peaks ise selle protsessiga tegelema, aga teistpidi me mõtleme ka selle peale, mis me teeme nende asjadega peale seda, kui me need ise kasutada enam ei saa. Et ma just rääkisin oma vanaemaga, kes kolis ühest korterist teise ja ta rääkis mulle, kuidas ta üritas oma raamatutest lahti saada, mis tundub elementaarne, et täna võiks olla juba välja kujunenud lahendus paberist lahti saamisele või vanadest raamatutest lahti saamisele, et neid ei peaks kuhugi prügimäele viima. Aga ei ole. Või vähemalt ei ole inimestel nii selge, mis nad peavad sellises olukorras tegema. Et tegelikult seal annab palju asju paremaks muuta ja meie ettevõtetena, organisatsioonidena tegelikult peame siin rohkem appi tulema, sest inimesed üksi ei saa hakkama. Võib-olla siia lõpetuseks ma küsiksingi, et millisena sa näed Eestis tulevikus seda jätkusuutlikkuse süsteemi? Me räägime, et me tahame seda pöörata täpselt vastupidi ja kuidas ettevõtted ja brändid peaksid siis alguses võib-olla võtma selle initsiatiivi ja looma mõne hea pinna, kust edasi minna. Aga milline see tuleviku Eesti võiks olla, kus me saame öelda uhkusega, et me pingutame, et olla jätkusuutlikud ja iga tarbija ja inimene siin saab ka öelda, et ta justkui ajab õiget asja? See tunnetus on, et tarbija teadlikkus tegelikult alles Eestis kasvab. Aga me oleme õigel teel, ma arvan, sest et me saime Euroopa roheliseks pealinnaks, mis on juba väga suur edasiminek ja see annab mõista, et professionaalid mõtlevad selles suunas juba. Ja ega siin muud ei olegi, kui täpselt samamoodi poliitikute tasandil, ettevõtete tasandil hakata step by step mõtlema kõikidele lahendustele, mida on vaja selleks, et meie keskkonda, meie majandus puhtamaks muuta. Ja mõelda seejuures, kuidas me saame selle lihtsaks teha. Kuidas me saame selle lihtsaks teha, sest et nagu ma ütlesin, siis see on nagu see ainus tee jätkusuutlikuma majanduseni ja ringmajanduse edendamine on väga tähtsal kohal selleks, et sinna jõuda. Tulevik. Mina näen tulevikku, et inimesed hakkavad rohkem järelturult kaupu ostma ja rentima. Vähem hakatakse uusi asju ostma ja see muutub inimestel selliseks loomulikuks, tavaliseks tegevuseks, mida ei häbeneta. Kui mina noorem olin ja läksin sama kleidiga avalikule üritusele, siis tehti pidevalt lugusid. Ja võt see oligi selline kummaline olukord või kummaline tunne tekkis sellel momendil, et kas see on nüüd heast vaatevinklist või see on siis halvast vaatevinklist, et kas ma pean seda häbenema või ma peaksin nagu uhkust tundma selle üle. Ma arvan, et täna me enam seal ei ole. Täna on inimesele pigem tal on uhke tunne öelda seda, kui ma kasutan näiteks rendiplatvormilt laenatud siis riideeset ja mitte vastupidi. Et sa ei pea hakkama põhjendama, miks sa seda teed. Et need ajad on möödas. Ja ma arvan, et see skaleerub edasi. Ja lõpuks tegelikult, et selleks, et renditeenus skaleeruks, on meil vaja muuta see lihtsaks samamoodi ja odavaks. Et meie nägemus on, et tegelikult rendi puhul peab inimene saama säästa. Ja väga palju oleme ka oma ärimudelit üles ehitades sellele mõelnud. Et kui inimene näeb, et ta rendi puhul saab raha säästa, saab aega säästa, saab kapiruumi säästa ja lõpuks ka keskkonda, siis tegelikult milleks osta, eks ju. Et kui see paika loksub inimese peas, siis ainult ongi võimalik edasi liikuda ja lõpuks kõik võidavad. Ja. Ma olen nõus, me oleme kõik siin ringmajanduses, igalühel on oma roll, nii tarbijal kui ettevõtjal kui riigil. Just. Aga tarbijate õlgadel ei saa liiga palju panna, et siin ongi vaja see süsteem ehitada niivõrd mugavaks kui võimalik, et see üldse toimiks. See on see meie challenge. Aga aitäh sulle, et sa meiega jagasid mõtteid riiete rentimise teemal, riiete sorteerimise ja ümbertöötlemise teemal ja üleüldse jagasid seda maailma, et kuidas see välja näeb, et ka meie vaatajad saaksid parema ülevaate sellest, mis neid võib-olla ees ootab tulevikus.
aitäh sulle! Day